Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6.–12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin karikate kuningannaga. No karikate kuninganna on selline, esiteks tal on emotsioonid alati vaos, et ta nagu ei lase oma emotsioonidel välja paista. Ta suudab ka teisi rahustada, et ta mõistab inimesi, saab neist aru, ei lähe endast välja, kui keegi esitab rumalaid küsimusi võib-olla 10 korda järjest. Et tema saab ta saab kõigest aru, ta mõistab ja hoiab enda emotsioonid vaos. Et ta suudab ka selgitada rahulikult asju, mis võib-olla mõnele on segaseks jäänud. Edasi tuleb siit mõõkade 8. Mõõkade 8 tähendab lõksus olemist. See tähendab sellist tunnet, et teie vabadust on piiratud, te tunnete ennast nagu lõksus olevat. Aga teie köidikud on lõdvad, teie silmad on küll seotud ja te ei näe nagu lahendust või väljapääsu sellest olukorrast. Aga kui te vaatate nagu rahulikult asjale, siis mõõgad on ainult eespool, sealt selja taga mõõkasid ei ole. Et te saate vabastada oma köidikud ja teha oma silmad lahti ja siis te näete seda taganemisteed või väljapääsu. Edasi tuleb siit müntide baas. Müntide baas tuleb uudistega, nagu raha uudistega ja tema kõrval on saatuse ratas. Saatuse ratas räägib sellest, et mingi etapp teie elus saab läbi. Kuidas ma seda ütlen? Te olete midagi teinud oma elus, kas siis pikka aega, ma ei tea, võib-olla õppinud ja nüüd saab õppimine läbi. Et selleks, et miski uus saaks alata, peab vana lõppema. Et saatuse ratas ongi see, et te ise olete enda saatuse sepp. See, mida te külvasite, siis nüüd te lõikate seda. Kui need olid head asjad, lõikate häid asju. Õppisite korralikult, lõpetate kooli. Või saab mõni kursus läbi, saab mõni projekt läbi, et pühendasite ennast sellele projektile ja nüüd saab see läbi. Mõõkade äss on siin alumises reas. Mõõkade äss on 2 teraga, nagu mõõgad ikka. See võib ka tähendada nagu ranget struktuuri, seaduse järgimist. Ta on selline, temaga saab palju paha teha selle mõõgaga raiudes, aga samas on ta ka selline, et temaga saab ka nagu head korda saata. Ei pea nagu teravalt lõikama. Et ta ongi nagu õiglus ja struktuur ja tõde, oma tõde, et midagi saab selgeks, miski saab lõppu ja miski saab lõplikult selgeks. Siis siin alumises reas on veel ülempreester. Ülempreester on, minu jaoks on ta tasakaal nagu vaimne tasakaal ja füüsiline tasakaal. Et nagu minu jaoks tähendab see seda, et ma peaksin nagu töö ja puhkuse aja hoidma tasakaalus, et ei tasu töö tegemisega üle pingutada. Ja siis viimane on karmakaart. Karmakaart on selge sõnumiga kaart, et karmakaart ütlebki seda, nagu see saatuse rataski, et lõikate seda, mida külvasite. Et mingisugune asi teie elus saab lõpliku selguse. Kaob ära see udu ja see suletud silmadega olemine. Et midagi, mida te minevikus tegite või mineviku, nagu kuidas ma ütlen, see karmakaart ongi nagu mineviku vaatamine, tagasi vaatamine minevikule. Et minevikule tagasi vaadates te saate
õppida nendest vigadest, mis te minevikus tegite, et edasi minna nagu õigemate valikutega, targemate valikutega. Et kuna saatuse ratas on, midagi lõpeb ära ja miski uus asi algab, siis võib-olla selles uues algavas eluperioodis te suudate teha targemaid otsuseid, kui teil oli minevikust midagi õppida vaja. Et kuidagi selline on teil see nädal tulemas. Et on häid uudiseid, on millegi lõpp, on lõksus olemise tunne, on millegi lõppemine ja uue algus. Ja võib-olla natukene mineviku vaatamist, mineviku vigadest õppimist. No selja taha vahest on hea vaadata, mineviku koormaid ei ole mõtet kaasas kanda. Et ma loodan, et siis lõpeb ära midagi teie elus, et alata nüüd uuesti või algab uus etapp, uus aastaring või uus projekt, mis iganes teie elus uuesti võib alata, et alaku see siis puhtalt lehelt ja kõige selle heaga, mis te saate oma elus kaasa võtta. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles ja võite ka kommenteerida ning kohtume järgmisel nädalal.